Tere! Selles videos vaatame kaarti. Nii nagu kõigi vanaaja rahvaste ja kultuuride puhul tuleb ikka alustada kaardist, et kus need kohad paiknevad, millest juttu tuleb. Sest see on üks väga oluline oskus ajalooaines, tunda kaarti ja osata õpitud kultuuri ja kohti sinna kaardile paigutada. Nii, mis see Rooma siis on? Kus see Rooma siis on? Selline koht nagu Rooma on tänapäevalgi olemas. See on nimelt Itaalia pealinn. Itaalia asub meil siin, see on see saapakujuline maa. Ja seda poolsaart, millel Itaalia paikneb, nimetatakse Apenniini poolsaareks. See tasub meelde jätta. Ja Rooma linn asub siin Apenniini poolsaare keskel. Ja Rooma linn ongi see koht, kus sai alguse vana Rooma riik. Me oleme siin vanade idamaade teemas rääkinud nii sumerite kui kreeklaste linnriikidest. Rooma riik oli ka alguses linnriik, aga siis ta hakkas kasvama. Ja kasvas, ja kasvas, ja kasvas, ja kasvas kohe nii suureks, et ei olnud kohe üldse mitte linnriik. Oli impeerium. Üks ilgelt suur impeerium. Rooma impeeriumi hiilguse tipul ulatus see ümber kogu Vahemere. Vahemeri on see meri siin, sest ta on Euroopa ja Aafrika vahel. Ja siit Vahemere äärest me leiame ka teised tsivilisatsioonid või kultuurid, mida me sel aastal oleme juba õppinud. Egiptus, iisraellased, Vana-Kreeka ja natuke eemal on veel Mesopotaamia. Igatahes oma võimu tipul hõlmas Rooma impeerium Lõuna-Euroopa alad, Lääne-Euroopa alad, Põhja-Aafrika ja lisaks veel suure osa Lähis-Idast. Täpsemalt kuulusid vähemalt mingil ajal Rooma impeeriumisse sellised tänapäeva riigid nagu Itaalia, Hispaania, Portugal, Andorra, Monaco, San Marino, Vatikan, Prantsusmaa, Belgia, Luksemburg, Šveits, Liechtenstein, Austria, Sloveenia, Horvaatia, Bosnia ja Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Põhja-Makedoonia, Albaania, Bulgaaria, Kreeka, Türgi, Gruusia, Armeenia, Küpros, Liibanon, Iisrael, Malta, Tuneesia ja siis osa sellistest riikidest nagu Ühendkuningriik, Holland, Saksamaa, Ungari, Rumeenia, Aserbaidžaan, Iraak, Süüria, Jordaania, Egiptus, Liibüa, Alžeeria, Maroko ja väga tillukesel määral Ukraina, Venemaa ja Saudi Araabia. Ehk siis, kui sa lähed turismireisile mõnda nendest riikidest, siis võid sa sattuda mõne vaatamisväärsuse juurde, mis on seotud vanade roomlastega. Näiteks mõni vana Rooma amfiteater või roomlaste rajatud tee või akvedukt. Mis need võõrad sõnad tähendavad, seda saad teada järgmistes videotes. Aga lõpuks Rooma riigis läksid asjad hapuks ja see riik jagunes kaheks, Lääne-Roomaks ja Ida-Roomaks. Lääne poole jäid sellised tänapäeva riigid nagu näiteks Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania ja Inglismaa. Ida poole jäid näiteks Kreeka, Türgi ja Egiptus. Ja idapoolse osa pealinnaks sai Konstantinoopol. See on tänapäeva Istanbul. Ja on veel üks oluline koht, mida peate teadma. See on Kartaago. Kartaago linn asus siin Aafrika põhjaosas, tänapäeva Tuneesias. See oli ka algselt linnriik, aga kasvas suureks riigiks. See hõlmas suuri alasid Vahemere ääres. Tänapäeval sellise nimega kohta enam ei ole, sest roomlased hävitasid Kartaago täielikult. Aga ka selle kohta õpite järgmistes videotes. Ja lõpetuseks, kui teilt küsitakse, et millised olid loodusolud vana Rooma riigis, siis mis te vastaksite? No mina ütleksin, et see ei ole väga tark küsimus, sest vana Rooma riik oli nii suur, et ulatus väga erinevate loodusoludega maadesse. Sinna kuulusid nii Egiptuse kõrbed, kui Inglismaa põhjaosa alad ja Alpimäed, kus talvel sadas lund. Küll aga võib öelda, et nii nagu Kreeka paikneb Rooma riigi südaala, Itaalia, Vahemere ääres. Seal on üsna sarnane kliima kui Kreekas. Nii et suved on seal kuumad, talved üldiselt niiskemad ja jahedamad ja nii nagu Kreekaski kasvatati seal põldudel vilja, lisaks olid tähtsad oliivide ja viinamarjade kasvatus, mis on tänapäevalgi Vahemere maades tähtsal kohal. Ja kokkuvõtteks. Esiteks, vana Rooma riik sai alguse Rooma linnast, mis asub siin. Tänapäeval on see Itaalia pealinn. Teiseks, Itaalia asub Apenniini poolsaarel. Kolmandaks, Rooma impeerium hõlmas oma võimsuse tipul Lõuna- ja Lääne-Euroopa, Põhja-Aafrika ja osa Lähis-Ida aladest. Neljandaks, hiljem jagunes Rooma impeerium Lääne- ja Ida-Rooma riigiks. Viiendaks, Konstantinoopol asub siin. Kuuendaks, Kartaago asub siin. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni!